Ja järgmisena palun ette Merili Toomi, kes räägib vahekultuuridest koduaias ja etteruttavalt ütlen, et vist tuleb juttu ka natuke sellest, et ega seda mulda kogu aeg vahetama ei pea. Kas mul on õigus? No, vaatame. Palun. Nii, tere kõigile. Mina olen siis põhiliselt siin Maaelu Teadmuskeskuses põldudel katsetanud vahekultuure ja tegelikult ka olen vahekultuuride kasvatamist praktiseerinud oma koduaias. Ja täna siis sellest räägingi, et eelmisel seemnefestivalil rääkis vahekultuuridest minu kolleeg Ülle Tamm, kes on ka täna siin ja tema on vahekultuure kasvatanud ka oma aias väga pikka aega. Ja oleme siis Üllega koos ka nõuandenurgas 12-st 1-ni, et võite meid seal vabalt külastada. Aga alustame siis kõigepealt sellest, et mis üldse vahekultuurid on. Et vahekultuure, nagu ka nimi ütleb, kasvatatakse põhikultuuride vahelisel ajal ja neid ei kasvatata mitte saagi saamise eesmärgil, vaid hoopis biomassi saamise eesmärgil. Ja selle eesmärk on parandada mullaviljakust ja ka vähendada umbrohtumust ja haigustekitajate levikut. Nüüd natukene siis vahekultuuride kasvatamise põhimõtetest. Et on võimalik kasutada väga erinevatesse perekondadesse kuuluvaid taimeliike ja liblikõielised on väga tähtsal kohal, sest nad seovad õhulämmastikku, aga teised liigid, näiteks kõrrelised ja ristõielised, seovad siis toitaineid mullast. Ja vahekultuure võib kasvatada siis erinevatest liikidest koosneva seguna, aga kindlasti tuleks valida kiire algarenguga liigid, et just väga tähtis on suure biomassi saamine, sest väikse biomassiga ei vii just palju orgaanilist materjali mulda ja ka siis väga palju toitaineid. Ja väga tähtis on see, et vahekultuur ei tohiks kuuluda eelneva ega järgneva põhikultuuriga samasse sugukonda, sest see põhjustab siis haigustekitajate levikut. Nüüd on võimalik kasvatada nii talvituvaid kui ka mittetalvituvaid vahekultuure. Talvituvate vahekultuuride kõige tähtsam omadus on see, et nemad katavad siis pinda sügistalvisel ja varakevadisel perioodil ehk siis, kui põhikultuuri ei kasva. Ja nad kaitsevad sellega ka mulda toitainete kao eest. Ja seetõttu nad ka on võimelised andma järgmisele kultuurile rohkesti toitaineid. Kuid nende puhul võib mulda viimine osutuda tülikaks, et see sõltub ka biomassist, et kui on moodustunud suur biomass, siis võib seda olla väga raske mulda kaevata, aga samas, kui biomass on väiksem, ei pruugi see nii raske olla. Ja viimasel ajal on hakanud väga populaarseks saama ka kaevamisvaba aiandus ja permakultuuri kasvatamine, et seal on juba siis omad võimalused, kuidas selle biomassiga majandada. Ja külmaõrnad ehk mittetalvituvad vahekultuurid siis lagunevad talve jooksul ja nende poolt küll osa seotud toitaineid jääb järgnevale kultuurile kasutamiseks, kuid nende puhul on oht, et ka toitaineid läheb kaduma nende lagunemise tõttu. Ja ka kaevamisvabas aias on neid võimalik väga hõlpsasti kasutada, et väga lihtne sinna lagunenud vahekultuuri multsi sisse siis külvata või istutada. Nüüd, kuhu ja millal vahekultuure külvata? Et esiteks siis põhikultuuri alt vabanenud alale, et nii kui mõni saagikultuur saab koristada, on mõistlik sinna kohe vahekultuur külvata, et siis hoida
maapinda rohelisena, siduda toitaineid ja on ka siis võimalik ka muidugi uuele rajatud peenrale kõigepealt siis vahekultuurid külvata, et parandada mulla omadusi. Ja veel võib vahekultuurid külvata ka peenra äärtesse. Eriti ilus on siis, kui kasutada selliseid liike, mis õitsevad väga kenasti. Nüüd räägime natukene liikidest lähemalt. Et liblikõielised vahekultuurid on väga tähtsal kohal, sest nad elavad sümbioosis mulla mügarbakteritega ja seetõttu on nad võimelised siduma õhulämmastikku. Ja tänu siis sellele seotud lämmastikule on võimalik ka vähendada sünteetiliste väetiste kasutamist. Nüüd mittetalvituvatest liblikõielistest on Eestis kõige rohkem kasutatud põldhernest ja uba, et need on võimelised moodustama väga suure biomassi, isegi kui saagikultuuri koristus jääb hilisemaks, siis nad on väga kiire kasvuga ja kasvavad väga hästi, seovad väga suures koguses lämmastikku. Nüüd on ka võimalik kasutada üheaastaseid ristikuid, on Aleksandria ristik ja inkarnaatristik, kuid nende puhul on see, et nad moodustavad suure massi ainult siis, kui neid varakult külvata. Ehk siis, kui näiteks külv jääb umbes augusti lõppu, nad väga suurt biomassi ei moodusta. Aga samas, kui neid saab külvata varakult koristatud saagikultuuri järel, siis lähevad nad kenasti õitsema ja on väga efektsed, eriti inkarnaatristik, mida kutsutakse ka kahkjaks punaseks ristikuks, on väga ilus kultuur. Nüüd talvituvatest liblikõielistest on viimasel ajal levima hakanud talivikk. Ta ei ole siiani Eestis väga tuntud kultuur olnud ja et ta oleks talvekindel, tuleb kindlasti valida õige sort. Et Eestis ei ole meil väga palju sorte katsetatud, ainult paari sorti ja meie katsetest on selgunud, et sort nimega Villana on võimeline meil siin Eesti tingimustes ka talvituma. Ja talivikil on selline roomav taimik, mis katab hästi maapinda ja surub ka hästi umbrohtusid. Ja tal on ka väga hästi arenenud juurestik. Ta on ka hea lämmastiku siduja, et öeldakse, et ta on üks parimaid lämmastiku siduvaid liblikõielisi, mida maailmas kasvatatakse väga laialdaselt vahekultuurina. Kuid taliviki puhul võib jällegi olla siis taimiku mulda viimine töömahukas. Kõik oleneb biomassist, et kui see biomass ei ole nii suur, siis see ei pruugi probleemiks osutuda. Nüüd ka mitmeaastaseid ristikuid võib vahekultuurina kasvatada. Et põldudel kasvatatakse neid üsna laialdaselt, just lämmastiku sidumise eesmärgil ja just eriti maheviljeluses, sellepärast, et nad moodustavad väga suure biomassi ja maheviljeluses ei ole ju võimalik kasutada sünteetilisi lämmastikväetisi. Aga koduaias on võib-olla otstarbekam kasvatada üheaastaseid liblikõielisi. Kui aga on tegu suurema pinnaga, siis võib osa sellest pinnast muidugi hoida ka ristikute all. Ja samamoodi siin võib olla see taimiku mulda viimine natuke raskendatud. Nüüd põhiliselt kasvatatakse ristõielistest mittetalvituvaid liike, et kesaredist ja valget sinepit. Need on kiirekasvulised ja nendel on väga sügav juurekava, et siin ülemisel pildil on kesaredis ehk taikoniredis, mida ka süüakse ja ta on eriti massiivse juurega. Ja seetõttu on siis ristõielised võimelised ka toitaineid sügavamatest mullakihtidest kasutama ja nad parandavad ka mulla struktuuri.
et nendel on veel üks omadus, et nad sisaldavad glükosinolaate ja seetõttu nad on võimelised pärssima ka mulla patogeenide levikut. Et need ühendid on siis sarnased taimekaitsevahenditele ja seda efekti nimetatakse biofumigatsiooniks. Ja ristõieliste puhul on eriti tähtis, et mitte kasvatada järjestikku siis ristõielise kultuuriga, et on oht haigustekitajate levikuks, näiteks selline kahjustaja nagu võib olla esineda selline kahjustaja, mis tekitab siis ristõielise nuutri levikut. Nagu siit piltidelt näha, et siis kesaredis ja valge sinep lagunevad talve jooksul ja jätavad maa umbrohu puhtaks, kesaredis jätab ka augukesed maapinnale. Ja 2 liiki, keerispea ja tatar on ka väga levinud vahekultuurid. Nad on kiire kasvuga ja suruvad seega hästi umbrohtu alla ja nendel on väga hea omadus, et nad ei kuulu saagikultuuridega samasse sugukonda ja seetõttu puudub ka oht haigustekitajate levikuks. Tatar on ka väga hea põuataluvusega, et kasvab ka kuivades tingimustes ja kui nad lähevad õitsema, siis meelitavad ligi ka hulgaliselt tolmeldajaid. Kuid nende puhul on oht, et kui seeme valmib ja variseb mullapinnale, et siis nad võivad muutuda tülikaks ja uuesti kasvama hakata. Nüüd kõrrelised vahekultuurid, et kõige levinum talvituv kõrreline vahekultuur on rukkis ja ta on sügisel kiire kasvuga, tal on tugev narmasjuurestik, ta on hea umbrohtude allasuruja, et tal on allelopaatilised omadused, mis siis vähendavad umbrohuseemnete idanemist juureeritistega. Ja rukki puhul jälle samamoodi nagu kõikide talvituvate vahekultuuride puhul võib siis osutuda taimiku mulda viimine töömahukaks. Nüüd teine kõrreline vahekultuur on kaer, mis ei talvitu, ta on samamoodi kiire kasvuga ja narmasjuurestikuga ja kaer laguneb küllaltki aeglaselt ja kevadeks ta jätab maapinnale sellise kaitsva multsikihi ja ka juurte poolt kobestatud mulla. Ja multsikihi sisse tehtud aukudesse saab siis edukalt külvata seemned või ka istutada taimeistikut ja isegi ka kartuli saab sinna multsi siis panna. Et siin pildi peal on näha Ülletamm, kes on siis kaera multsi sisse pannud nii kartuli, istutanud sibulad kui ka herned ja kõik muu sellise ja katnud siis selle kattelooriga. Ja nüüd ma rääkisin küll siin erinevatest liikidest, aga kõige efektiivsem oleks tegelikult kasvatada vahekultuure segudes. Esiteks selle tõttu, et on võimalik vältida ebaõnnestumist, ehk siis et kõik erinevad kultuurid ju reageerivad erinevalt mulla ja ilmastiku tingimustele. Ja segud tagavad parema pinnakatvuse, sest nendel on erinev biomass ja seetõttu ka parema umbrohtude allasurumise tagavad. Ja kuna nende juured paiknevad erinevatel sügavustel, siis aitavad ka tõhusamalt toitaineid siduda ja ka erinevaid kihte kobestada. Ja mida rohkem on erinevaid taimi, seda mitmekesisem on ka juureeritiste toime. Samamoodi nagu peenramaal võib ka vahekultuure kasvatada kasvuhoones. Et nad aitavad kasvuhoones parandada mullaviljakust ja pärssida siis haigustekitajate levikut, et mis võib olla tingitud ka sama kultuuri pidevalt ühel kohal kasvatamisest, kuna kasvuhoones on ju pidevalt siis tomat ja kurk. Ja mittetalvitunud vahekultuuride multsikihi sisse on siis edukalt võimalik istutada tomati ja kurgi taimed, nii et maad ei pea kaevamagi. Loomulikult, kui on soov, siis võib seda teha. Nüüd mõningad soovitused ka vahekultuuride külviks, et seemned võib mulda kas rehitseda, aga kui soovitakse saada ühtlasem taimik,
siis oleks väga hea variant katta need seemned mullakihiga. See ei ole alati võimalik, et pigem just väiksemates aedades, kus seda mulda on rohkem võtta, või just väiksemates kogustes võtta siis. Ja siis veel üks soovitus, et kasutada katteloori, et see tagab kiirema idanevuse ja ka kaitse lindude eest. Ja katteloor tuleks eemaldada muidugi õigeaegselt, et need taimed sinna külge kinni ei jääks. Nüüd, kui rääkida vahekultuuride seemnest, siis varasemalt on olnud ka sellist olukorda, et huvi on küll vahekultuuride kasvatamise vastu olemas, kuid seemet ei ole nii kerge leida. Viimasel ajal seda probleemi väga ei ole, sellepärast et vahekultuuride seemned on küllalt laialdaselt saadaval mitmetes aianduspoodides. Ja täna on siin kohapeal ka Baltic Agro, kelle käest on võimalik osta mõnede liikide seemneid, ehk siis keerispea, valgesinepi, punase ja roosa ristiku seemet. Aitäh teile kuulamast! Ja siin on ka meil 2 vahekultuuri kasti külvatud, kus saab näha erinevaid liike. Et siin on olemas nii kesaredist, vikki, kaera, ka ristikut. Saate neid lähemalt uurida. Aitäh, Merili! Teeme aplausi. Kas on ettekandjale küsimusi? Muidugi on. Tahtsin küsida, kas võõrkakra mahasurumiseks, mis on kõige mõistlikum vahekultuur? Ma arvan, et siin ongi oluline ikkagi vahekultuuri biomass, et üleüldse tumbrohtude allasurumiseks peaks see vahekultuuride biomass olema suur. Aga ega mõningatest liikidest ikkagi nii lihtsalt lahti ka ei saa. Mina küsiksin ikkagi seemnete saamise kohta, et kesaredisest ma juba eelmisel aastal kuulasin ka sama ettekannet, aga mina ei ole kuskil seda seemet näinud. Ma tean, et Baltic Agro on tulemas seeme müügile. Teda ei ole küll täna siin saadaval, aga tulemas on. Ehkki minu käest midagi ei küsitud, siis ma vastan ikka, et kesaredise kohta ma ei oska öelda, aga ma avastasin hiljuti maarahva poes müüakse vähemalt kaeraseemne väikepakke, just selliseid kiloseid väikepakke, mida väikeaiapidajal on saada. Mida on just väikeaiapidajal vaja. Ja tatart saab ju alati, ostad peent toortatart, mida tänapäeval ju kõik söövad, et viskad maha ja väga tore on. Nii, kas on veel küsimusi, sest minul on? Teil ei ole. Minul juhtus selline asi, mis ma nüüd teen hädamajas. Eelmisel sügisel ma innustusin vahekultuuridest ja ega muud saada ei olnud kui valge sinepiseemet. Uhasin kõigile oma 4 peenrale, ma olen kõva põllumees, kõigile oma 4 peenrale ja siis ta seal tõesti sügisel lasin ta, eks ole, ju kasvada, ta mingiks 5 sentimeetriseks kasvas, siis tuli külm peale. Aga nüüd mõtlen, et ühele ma tahaks ju kapsast panna, aga valge redis on ristõieline. Kas mul annaks kevadel keerispeaga või millegagi päästa? Ma ei ole sellest nii kindel, et ikkagi tegelikult seal tasuks ikkagi vahet hoida. Siis tuleb lihtsalt peenraid juurde teha. Sel aastal kapsast ei kasvata. No nii, aga siis kas tänu nendele vahekultuuridele, kas üldse peaks siis kasvuhoones mulda vahetama? Minule kui aiandusajakirjanikule kogu aeg küsitakse, enne ju siin tuli ka Ingridile küsimus, et kuidas ma pean mulda vahetama, millal ma pean mulda vahetama ja kui mina olen küsinud, et aga miks peaks mulda vahetama, siis öeldakse, aga räägitakse.
et tegelikult Ingrid juba enne ka rääkis, et ei pea, et seda annab parandada ka komposti lisamisega ja samamoodi, et ongi need vahekultuurid olemas. Et ma arvan, et jah, see ei ole nii oluline, kui kasutada õigeid võtteid. Nii, veebis on tulnud küsimus. Väga savisel pinnal oleks parim vahekultuur milline või siis segu? Jah, et arvatavasti võiks see olla vahekultuuride segu isegi, aga jällegi segu puhul tuleb arvestada ka külvikorda. Et segusse peaks valima ka sellised liigid, et nad siis ei oleks sarnased nende järgneva või eelneva kultuuriga. No aga mõne nime ka ütleme või? No näiteks kesaredis, kui see on võimalik. Aga seemet ju pole veel kesaredisel. Tegelikult ma arvan, et isegi on seda saada. Sinna võib panna näiteks, ütleme, kerispea, tatar, kaer. Et siis kõik sobivad, jah? Jaa, et mul on omal ka kodus savine maa ja ma olen saanud päris ilusaks need mullad endal kodus nende vahekultuuridega. Kas on veel küsimusi? Nii, on. Ma annan teile. Issand, ma käin kogu aeg valesti. Tere, aitäh. Minu küsimus on selline, et vahekultuur, et kas ma võin selle vahekultuuri panna näiteks ka vaarika näiteks või teise püsiku peenra nii-öelda taustaks, et ta suruks seal maha võib-olla mingeid neid teisi asju ja tegelikult ka samaaegselt nagu neid väetaks? Jah, et põhimõtteliselt, kui see on võimalik, ütleme, et kui see vaarika peenar ei ole just multsitud või kas sinna siis nagu täitsa vaarika peenra sisse või äärtesse oli see mõte? Et kui see on võimalik, siis neid vahekultuure võib igale poole tegelikult panna. Ja paljud kasutavadki ka neid vahekultuuri liike ka lihtsalt aia iluks tegelikult peenra äärtes ju. Ja ma tean, et näiteks Ülle kasutab neid ka oma nartsissi peenras. Et külvab sinna need üheaastased ristikud, mis näevad väga kenad välja. Nüüd on üks spetsiifiline küsimus veel, et Maarahva poes pidada olema müügil kesaredis, aga nime all taikon. Kas on siis nagu üks ja sama või? Jaa, need on kõik samad. Ja seda kasutatakse ka tegelikult söögiks. Et paljud kasvatavadki seda. See on see sama valge pikk junn, mida me poest ostame ja mida nagu kevadel hästi ei saa kasvatada, ei tule nagu hästi välja. Et kevadel ta ei moodusta seda suurt juurt. Et ta läheb kiiresti õitsema, aga seal sügise poole on ta võimeline moodustama väga massiivse juure. Selge. Aga täname, aitäh teile, väike aplaus.